pühapäeva selle alanud aasta esimese kuu viimase pühapäeva jumalateenistusel. Täna on 29. jaanuar ja 4. pühapäev pärast 30. päeva. Täna on meil arulauaga jumalateenistus, kus laulame laule, mis on välja pandud meil siin kirikus tahvlitele, milles esimene on laul 360, kus laulame 3 esimest salmi. Täna saadab kogudust organistina Katre Roolaht ja kaasa teenib abiõpetaja Hiina Pool. Tänase pühapäeva teemaks on loodusjõudude issand ja pühapäeva juhtsalmiks on salmis 66, 5. salm, kus öeldakse nõnda: tulge ja vaadake Jumala tegusid, kes on kardetav oma tegemistes inimlaste juures. Soovin kõigile siin viibijatele ja raadiokuulajatele ka meie salvestuse vaatajatele Jumala õnnistust. Alustame lauluga 360. Miks sa peidad oma palge, kui kitsas käes on, siis ole mulle armuline ja kuule mu palvet. Issand vägede Jumal, kes on nii võimas kui sina. Sina valitsed mere tõusmise üle, kuid oma lained tõstad, vaigistad sina need. Nõnda ütleb Issand, su valmistaja, popp Iisrael. Ära karda, sest mina olen sind lunastanud ja nimepidi kutsunud, sa oled minu pärand. Sest sõna sai lihaks ja elas meie seas ja me nägime tema au kui isast ainusündinud poja au täis armu ja tõde. Au olgu isale, pojale ja
pühale vaimule. Salmis 107. Laulik ütleb, tänage Issandat, sest tema on hea, sest tema heldus kestab igavesti. Nõnda öelgu Issanda lunastatud, keda tema on lunastanud kitsikusest. Nad sõitsid laevadega merel ja toimetasid asju suurtel vetel. Nad nägid Issanda tegusid ja tema imetöid mere sügavustes. Sest ta ütles sõna ning laskis tõusta marutuule ja tõstes merelained kõrgele. Need tõusid üles taeva poole ja vajusid alla sügavikesse. Nende julgus hääbus hädaohus. Nad taarusid ja tuikusid nagu joobnud ja kogu nende tarkus oli ära neelatud. Aga oma avastuses nad kisendasid Issanda poole ja tema päästes nad kitsikustest. Ta muutis maru vaikseks ilmaks ja vetelained jäid vakka. Siis nad rõõmustasid, kui lained soiku jäid ja ta viis nad igatsetult sadamasse. Tänagu nad Issandat ta helduse eest ja tema imeliste tegude eest inimlastele. Aamen. Saame istuda. Käisin eile mandril ja nägin Põlvastu sadamas kai ääres seisma suurt praami, tõll. Ja täna teeb siis see praam esimese reisi saarte liinil ning tänase rahuliku ilmaga läheb ilmselt kõik hästi. Aga kindlasti tuleb ka sellel saarlaste vägilase nimekandval laeval kõikuda ja võidelda lainetega kord. Ja midagi pole teha, tuleb meil ette ka selliseid tormipäevi, mil praamid lihtsalt ei sõida. Kandku nad ükskõik kui uhket nime. Uhke nimi ja ka ükskõik kui tugev konstruktsioon laeval ei aita loodusjõudude vastu. Aegade jooksul on hukkunud paljud suured laevad, Titanic, Estonia ja veel loendamatult. Küllap on igaüks ka teist kallid kirikulised olnud oma elus mõnikord tormise ilmaga merel. Kogenud seda tunnet, kui tühine on inimene loodusjõudude vastu. Ja seepärast mõistame me hästi ka seda, mida laulik kirjeldab salmis. Merelained tõusid üles taeva poole ja vajusid alla sügavikesse. Nende julgus hääbus hädaohus. Nad taarusid ja tuikusid nagu joobnud ja kogu nende tarkus oli ära neelatud. Ja sellises olukorras tuleb Jumala nimi kuuldele ka neile, kes muidu et teda ei otsi. Torme tuleb ette, aga ka iga inimese eluteel. Kui algul, kui need raskused ja probleemid alles tekivad, püüame ikka ise hakkama saada, siis olukorra tõsinedes, kui tunneme ka, et nagu lained löövad juba üle pea, siis tunneme, kui mannetu on see oma ise, oma mina. Ja siis tunneme samuti, kui ühed merehädalised ja ainuke pääsetee on jälle see, mida ütleb laulik. Oma avastuses nad kisendasid Issanda poole ja tema päästis nad nende kitsikustest. Jumala tõelisi imetegusid me saame kogeda just elutormides. Jeesus ütleb jüngritele ja ütleb neile kõigile, ärge kartke. Need sõnad, ärge kartke, need on Piiblis kirjas loendamatult palju kordi. Inglid, Jumala saadikud, alustavad oma pöördumist nii karjastele väljal kui ülestõusmispüha hommikul naistele just nende sõnadega, ärge kartke. Hirm on üks saatana tööriistadest. Jumal tahab selle minema pühtida meie südamest. Ta ei taha, et me kardaksime.
ta tahab, et me usaldaksime teda, usaldaksime ülestõusnud issandat, kellele arvavad kõik tuuled ja tormid, kes on purustanud surmaahelad ja vabastab meid patust. Tõuseme ja tunnistame. Kõigeväeline Jumal, halastaja Isa, mina, vaene patune inimene, tunnistan sinule oma patud üles, mis mina mõtte, sõna ja teoga olen teinud ja millega mina sinu viha ja sinu nuhtuse ajalikult ja igavesti küll olen ära teeninud. Aga minul on nende pärast väga kahju ja mina kahetsen neid südamest ja palun sind, sinu isaliku halastuse ja sinu armsa poja, Jeesuse Kristuse, meie õnnistegija, kibeda kannatamise ja surma pärast. Ole sa mulle patuse inimesele armuline ja halasta mu peale. Anna mulle andeks kõik minu patud ja anna mulle armust püha vaimu väge, et ma oma elu saaksin parandada. Kui see on teie kõige tõsine tunnistus ja palve, siis kostke ja. Selle teie tunnistuse ja palve peale kuulutan ma teile, kes te oma patu kahetsete ja usus me issanda Jeesuse Kristuse lunastustööle oma lootuse panete, oma patud tahate maha jätta ja Jumala püha tahtmist mööda elada. Teile kuulutan kui kutsutud ja seatud Jumala sõna sulane Jumala armu ja mõistan teid issanda Jeesuse Kristuse käsul kõigist teie pattudes lahti Jumala Isa, Poja ja Püha Vaimu nimel. Issand Jumal, sina tead, et me ei suuda võita selle maailma ja pattuva patlusi. Tugeva meid ihu ja vaimu poolest, et me sinu abiga võidaksime nõtruse. Jeesuse Kristuse, sinu Poja, meie Issanda läbi. Saame istuda pühakirja esimese lugemise ajal. Lugemine Pauluse teisest kirjast Timoteusele esimesest peatükist 7. salmist edasi. Apostel kirjutab, Jumal ei ole meile ju andnud arguse vaimu, vaid väe ja armastuse ja mõistlikkuse vaimu. Ära siis häbene tunnistamast meie issandat, ega mind tema vangi, vaid kannata koos minuga kurja evangeeliumi pärast, Jumala väe abil, kes on meid päästnud ja kutsunud püha kutsega, mitte meie tegude järgi, vaid oma enese kavatsuse ja armu järgi, mis meil on antud Kristuses Jeesuses enne igavesi aegu. Nüüd on aga saanud avalikuks meie päästja Kristuse Jeesuse ilmumise läbi, kes on kõrvaldanud surma ning on evangeeliumi kaudu toonud valge ette elu ja kadumatuse. See on Jumala sõna.
evangeeliumist 22. salmist alates. Ja Jeesus käskis sedamaid oma jüngreid paati astuda ja sõita vastaskaldale tema eele, sellal kui ta laseb rahvahulkadel minna. Kui ta siis rahvahulgad oli minema lasknud, läks ta üles mäele üksinda palvetama. Ja õhtu jõudes oli ta seal üksinda. Aga paat oli juba hulga maad kaldast eemaldunud, heitlemas lainetega, sest tuul oli vastu. Ent 4. öövahi korral tuli Jeesus nende juurde järve peal kõndides. Aga Jeesust järve peal kõndimas nähes ütlesid jüngrid kokkunult, see on tont, ja hakkasid hirmu pärast kisendama. Aga Jeesus kõnetas neid sedamaid. Olge julged, see olen mina, ärge kartke. Peetrus vastas, Issand, kui see oled sina, siis käsi mind tulla enda juurde vee peale. Tema ütles, tule. Ja Peetrus astus paadist välja ning kõndis vee peal ja tuli Jeesuse juurde. Aga tuult nähes lõi ta kartma ja püüdis uppuma hakates, Issand, päästa mind. Jeesus sirutas kohe oma käe, haaras temast kinni ning ütles talle, sa nõdrausuline, miks sa kahtlesid? Ja kui nad paati astusid, raugus tuul. Paadis olijad aga kummardasid teda ja ütlesid, tõesti, sina oled Jumala poeg. See on püha evangeelium. Jätkame lauluga 336, laulame 3 salmi.
Matteus räägib oma evangeeliumis 2 korrast, mil Jeesus läheb omaette palvetama. Üks kord sünnib see siis, mil ta enne oma vahistamist ja kannatusi palvetab Getsemani aias, ja teine kord siis, mil 5000 inimese söötluse järel, nagu tänasest evangeeliumist kuulsime, tõmbub ta mägedesse palvetama. Pärast seda suurt rahvahulka ja meile kujuteldamatu suure hulga inimeste toitmist on ta inimesed saatnud õhtu jõudes, mis lõunamaal saabub ootamatult või äkitselt, inimesed oma kodudesse. Ja jüngrid samal ajal saadab ta paadiga järve vastaskaldale enda eele. Päris täpselt viimased ei tea, kuidas ta kavatseb järgi tulla, aga nii on. Meile räägib ta sellest, kus Jeesus kavatseb ise ööbida või millal tulla tagasi inimeste keskele. Sellelt pinnalt tõusevadki meie vaimu silma ette 2 dramaatilist sündmust. Jüngrid isekeskis paadiga järvel järsult pimenevas ja tugevneva tuulega öös ning Jeesus Moosese kombel kohtumas mäel Jumalaga. Johannes jutustab, et jüngrid olid rannast jõudnud juba, seda arvatakse, päris järve keskele, 5-6 kilomeetrit rannast. Mäed laskudes ei oleks Jeesus pimeduse tõttu saanud märgata eemal järvel olevate jüngrite rasket olukorda. Eile, kui oli ühes teie lavas juttu omal ajal Saaremaalt põgenenud perekonna julgust ja teekonda, mil Kõrgvere juurest sadamast nad paadiga lahkusid ümber Saaremaa läbi piirivalve valvepunktide ja laevade ja helgiheitjate, siis see küsimus, et kuidas nad siis pääsesid. Aga tegemist oli ka tuulise ööga ja kui paat on laine põhjas, siis helgiheitja läheb üle sellest, et nagu kaamel läbi nõela silma praktiliselt nad pääsesid. Et kaugemalt vaadates ei märka ju paati, kui on lained. Aga tõesti tuul oli tugev ja lained pidid olema, kus on vett rohkem, suure veekogu keskel on nad suuremad. Ühiskonnas tõstatatakse aeg-ajalt teatavasti mõni kirikuga seotud teema. Ei taha täna siin konkreetselt ühtegi sellist teemat puudutada, aga olenemata sellest, millest jutt käib, kuulen sageli inimesi arvavat, et nemad usuvad ka, aga nad ei vaja selleks kiriku või, nagu öeldakse, pappide vahendamist. Mul on oma usk või ma usun ka Jumalat, aga ma usun seda omaette ja mingit vahetalitajat ei ole mul vaja. Ma ei tea, kui palju on keegi kursis kiriku või koguduse enesemääratlusega, kuid näiteks apostel Paulus võrdleb kirikut Kristuse ihuga. Kus on tema, seal on Jumal meie keskel. Kus 2 või 3 on tema nimel koos, seal on tema nende keskel. Ilma temata ei ole me üksinda midagi. Me oleme Kristusihu liikmed ja tema läbi me oleme üks Kristuse maapealne ihu. Kui me sellest ühisest osadusest eemaldume või ei ole seda kogenud, siis
me võime küll enda arvates olla õiged inimesed ja ka mingis mõttes usklikud inimesed, aga meil puudub see osadus. Järelikult see, mis on antud kogudus ühiseks kasuks ja kogudusele antud iga liikme kaudu mitmesuguseid armuande, siis me jääme ilma nendest armuandidest. Me lihtsalt oleme niivõrd üksikud. See, kes end sellest ihust eraldab, seisab väljaspool seda ihu ehk ka kirikut. Vaatamata sellele, et Jeesus on andnud meile ja andis jüngritele konkreetse ülesande ja läks ise paariks tunniks kõrvale, satuvad ka tema jüngrid sellel ajal muutunud oludes suurde ohtu. See on see force majeure ehk need asjaolud, mis ei sõltu meist endast. Neid on seal paadis ju tegelikult terve hulk, kõik jüngrid. Aga ometi ei suuda nad oma jõududega toime tulla. Nad kuidagi suudavad püsida elus selle koha peal, aga oma ülesannet täita või edasi liikuda, see on juba selline ebakindel. Mingil hetkel muutub see eesmärk oma elu eest võitlemiseks. Jüngrid olid ühe korra varem kogenud midagi sarnast. Mäletate, kui nad olid samuti paadis, aga siis koos oma õpetajaga, kes oli jäänud magama, oli tormine ilm ja nendel oli tunne, et nad hukkuvad seal tormis ja nad äratavad Jeesuse üles ja küsivad, kas sa ei hooli sellest, et me hukkume. Ja Jeesus vaigistab tormi. Ja siis on nendel see küsimus, kes ta tegelikult on, see meie õpetaja. Ja selle uue häda korral, aga nüüd see kogemus enam neid ei aida. See võis olla neil meeles. Meid ei aita täna see, kui me oleme varem kogenud Jumala üleloomulikku abi või sekkumist. Öeldakse, et Jumala arm on igal hommikul uus. Selle kogemuse üks õpetus on see, mida evangelist on talletanud Jeesuse sõnadena Peetrusele: sa nõdra usuline, miks sa kahtlesid? Aga sellised olid Jeesuse enda jüngrid öisel järvel ja samasugused olid nii algkoguduse liikmed kui Jeesuse järgijad ka on tänasel päeval meie nende hulgas. Aga ega nendes sõnades, mida Jeesus Peetrusele hiljem ütleb, nendes ei ole etteheidet või süüdistus, nii nagu võiks arvata, vaid nii nagu jüngrid toona, nii saame ka meie tunnistada, et tõesti see on nõnda. Me kahtleme. Usklikud on alati samastunud selles paadis olevate jüngritega ning nende juhi Peetrusega. Meil on seda üsna lihtne teha. Hädasaamused ja probleemide ilmnedes oleme kõik ühes ja samas paadis. Kujund kirikust ja kogudusest kui paadist või laevast tuletab meile meelde ühist eelolemist ja ühtset elukorraldust. Me ei ole kogudus ainult kiriku või koduseinte vahel, vaid kõikjal, kus me liigume. Nii nagu Jumalal on tee iga inimese juurde, tema häda ja mure keskele, läkitab tema ka meid inimeste argielu keskele, nende kõrvale, kus on ka mõnikord hirmu ja ahastust. Koos moodustame me ühe rahva, mis on enam kui üksikute tegevuste või toimingute kogusumma. See on üksteisega jagatud elu. Ja seda jagatud elu on meid kutsutud koos elama. See on tegelikult väga suur eesõigus, suur arm argipäevast
tuules ja tormis olla teineteise kõrval, koos paluda Jumalat, koos oodata ja otsida. Nagu öeldud, on kristlikus kunstis kujutatud kirikut laevana selle maailma merel ja eriti on see kujund peaks olema selge saarlastele või mõne veelgi väiksema saare nagu Ruhnu elanikele, kelle saare või valla vapil on isegi väike paat, kus on paar meest näha sees purje all. Ja meil on nüüd natuke suurem laev maakonna vapil, ei tea, kuidas saab olema selle uue Saaremaa vapiga, seda me veel ei tea. Küllap ka midagi taolist sinna pakutakse. Aga kui nüüd mõelda seda Kristuse laeva, siis seal laeva, on eks ju eespool on vöör ja tagapool on ahter, eks ju. Et seal vööris on, tavaliselt oleme vanade laevade puhul harjunud nägema mingisugust kuju, on ju. Kõik need vanade laevade tehtud filmid ja muuseumites need kujusid, milleks need on seal tihti võib-olla sarnased maagilised märgid või kujud, nii nagu Karja kirikus on need märgid seal altariruumi laes, et kurja peletada, et tuult ja tormi nii-öelda läbi murda sealt, et see oleks nagu selline loodusjõududele ka veidi selline hirmutav kogemus, kui nad seda kuju näevad seal tulemas. Aga Kristuse laeva vööris on Kristus. Ja tema rahvas on siis laeva tekil. Praegu on, ma ei tea, kas tänane ilm on ilus, see on keskmine Londoni ilm, udune ja tuulevaikne. Aga põhimõtteliselt aeg on selline, et ilm on ilus. Ei ole eriti suuri probleeme. Kuskilt on ilmateade, ütleb, et torm on kuskil. Aga kus täpselt? Me teame, et on ärevaid olukordi ja eks me isikliku elu tuuled ja tormid puudutavad meid lähemalt, aga põhimõtteliselt on selline hea aeg. Ja siis on väga palju neid, kes kas siis ujuvad või sõuavad oma väikeste paatidega või liiguvad selle laeva ümber. Kõrvaltvaatajad ehk need üksikult uskuvad inimesed või agnostikud või kahtlejad, kuidas keegi ennast defineerib. Ja nemad on seal niimoodi vaatleval positsioonil selle laeva ümber. Aga kui siis tuleb torm või tuleb väsimus või tulevad muud hädad, on küsimus, kuidas meie, kes oleme laevas, ristiinimesed, saaksime neid sellesse laeva aidata, kui tuleb ikkagi selline ekstreemne olukord. Siis on nendel häda käes, küllap nad tahaksid siis pardale saada. Me peab olema valmisolek neid vastu võtta. Ka meie koguduses jutustanud Rooma katoliku kiriku idariikluse preester Einar Laigna arvates on valitseva vaimse peataoleku keskel selleks valmisolekuks aru saama, et peab olema meie sõnum tugev ja selle edastamine peab olema kogu ühiskonna. See vastutus kuulub kõikidele Eesti kirikutele, aga ennekõike luterlikule kirikule, kellel on ajalooliselt välja kujunenud koguduste võrgustik ja tõepoolest keegi vist küsis väga imestanud, et kas tõesti mitte ühtegi teist eestlasi ühendavat organisatsiooni ei ole suurema liikmeskonnaga, siis tuleb tunnistada, et ei ole, jah. Eesti Luterlik kirik on täna kõige suurem eestlasi kondav organisatsioon. Parteid ja ka organisatsioonid teised jäävad praegu veel kaugele taha. Eks see vastutus on siis mitte ainult kiriku vaimulikkonnal või töötegijatel, vaid tegelikult igal ühel selle laeva tekimeeskonnast. Tänane evangeeliumi tekst annab meile põhjuse ka meenutada Jeesuse enda
kiusamiskogemusi. See üldse tekitab väga palju mõtteid, aga me ei saa kõigil täna peatuda, jätame midagi ka järgmiseks korraks. Tuletame meelde, näiteks hingevaenlane meelitab või keelitab Jeesust heitma enda alla kõrgelt templiharjalt, et ta võiks panna proovile, kas siis ikkagi inglid tulevad talle selles olukorras appi. Ja milline muljet avaldav avaldus see oleks kõigile, kes selle tunnistajad on. Nii nagu me näeme tänase loo lõpus, kuidas jüngrid tõesti tunnistavad, et sina oled Jumala poeg. Miks siis Jeesus ei võiks kohe ennast avaldada sellise teoga? Kui jüngrid näevad keset öist järve vee peal kõndival Jeesuse sarnast kuju, arvavad nad nägevat tonti. See, mida nad koos näevad, ei jäta mingit kahtlust, et keegi neist näeb mingit nägemust eraldi. Nad vaatavad üksteisele otsa, vaatavad seda nägemust, nad on kõik selle tunnistajad. Tuul on paadile vastu, jüngrid püüavad elu eest sõudes lainetega heidelda ja siis nad näevad kedagi Jeesuse sarnast paadi kõrval vee pea lainete kohal kõndimas ja nagu ta tahaks nendest mööda kõndida, lihtsalt jalutab mööda. See on täiesti üle mõistuse arusaamatu vaatepilt ja ei ole ime, et meeste närvid ei pea vastu ja nad hakkavad nii väsimusest kui hirmust lihtsalt kisema. See ei ole midagi väga imestamisväärset. Nad on ka eelmisest päevast väsinud. Aga Jeesus kõnetas neid sedamaid, olge julged, see olen mina, ärge kartke. Peetrus vastas, Issand, kui see oled sina, siis käsi mind tulla enda juurde vee peal. Ja kust võis Peetrusele selline mõte üldse pähe tulla? Ükski inimene ei saa ju vee peal kõndida isegi siis, kui ta on ka tõsine usuinimene. No, võib-olla tõsised usuinimesed vaidlevad mulle natuke vastu, aga ma lähtun sellisest, tervest mõistusest ja arusaamas. No ei ole võimalik, eks. Mäletan, kuidas meie hulgas lahkunud Ruhnu kirikuõpetaja Harri Rein kirjeldas oma kapteni esimest saarel käimist. Oli veendunud juba, et ta peab minema sinna vaimulikuks, ta oli saanud selle nägemuse, ta oli selles täiesti kindel ja nüüd olles selles täiesti kindel, ta peab sinna minema, ülejäänud elu seal veetma ja asus ta siis laevaga esimest korda siit Kuressaare Roomassaare sadamast teele. No oli tormine ilm. Sellise ilmaga see laev, mis praegu sõidab, see ei oleks kindlasti väljunud, aga siis oli piirivalvekaater. Neid on meil igasuguseid olnud, olen mõnega ka ise sõitnud. No ta sõitis välja küll, jah. Ja oli tormisel, tuulisel merel 5 tundi. Mõelge nüüd siis ise. Väike laev, 5 tundi. Alguses võib päris lõbus olla, aga mõne aja pärast hakkab asi nagu veidi hapuks minema. Eriti kui oled korralikult söönud hommikul. Ja kõigil reisijatel oli seal ainult üks soov, kui sellest lainetusest veel eluga pääseks. Harri ise istub ka laeva keskel oma toolil, kes seda teab, mäletab, teadis ja mäletas selline rahulik, kuhugi kausse vaatav pilk. Ta oli ilmselt ainus inimene laevas, kelle näol oli veidi silme ning kes ei tundnud, et süda oleks lainetusest paha. Aga mida ta nägi? Ta nägi seda, mida teised ei näinud. Ta uskus, et Jeesus on koos temaga laevas. Ta hoidis nagu temast kinni. Ta oli selles mõttes nagu nende lainete kohal. Ja see on ainult usus arusaadav kogemus. Kui laev tagasi
sõitis, oli seal siis mõnda aega olnud, oli ilm veelgi halvemaks muutunud, piirivalve pidi tagasi sõitma, teoreetiliselt laev pidi vastu pidama, aga nüüd, kes tahtis kaasa sõita, siis nendelt võeti allkiri, et nad vastutavad oma elu ja tervise eest ise. Aga Harrit lained ei kõigutanud taas, kuna ta teadis, et Jumal oli talle vastanud, avanud tema ees võimaluse teenida järgnevatel aastatel teda sellel väikesel ja inglitest hoitud saarel. Sellel sündmusel on ka oma järellugu. Kui auväärt vaimuliku tervis siin hiljuti halvenes ja oli karta, et ta lahkub meie hulgast enne, kui saarele hakkab liikuma taas liinilaev, olime mures, kuidas täita tema viimast soovi saada maetud Ruhnu kalmistule. Tagasi mõeldes on Jumal korraldanud nii, et see soov on tänaseks täidetud. Kui oli tema ärasaatmise päev Harju Jaani kirikust, ei teadnud keegi, kas tugevnev tuul lubab järgmisel päeval lennukil sõita või mitte. Ettevalmistused olid tehtud ja auto tema puusvärgiga sõitis igaks juhuks Pärnu lennujaama ootele, kus siis ilmnes, et lennuk siiski ei saa startida. Mida siis teha? Pärnu politseipiirkonnas oli alustanud aga napilt kuu aega varem tööd siitsamast meie oma Kuressaarest pärit kaplan, kes selle olukorra lahendas nii, et oma abikäe ulatas tormis ühendameti helikopter. Ka sellel teekonnal sai kaasa sõita, võiks öelda, Kristuse ligiolu märgina vaimulik, kes on Rootsi koguduse õpetaja Patrik Göransson. Ja nii kandis vana vaimuliku usk vilja veel ka pärast tema surma. See oli ka ikkagi väikene ime. Ja vaatamata tormile jõudis ta sellele rannale, kuhu oli juba ammu igatsenud jõuda. Ja tema ütles tule ja Peetrus astus paadist välja ning kõndis vee peal ja tuli Jeesuse juurde. Aga tuld nähes lõi ta kartma ja hüüdis uppuma hakates, Issand, päästa mind. Jeesus sirutas kohe oma käe, haaras temast kinni. Jeesuse rahustavad sõnad olid Peetrusele tuttavad juba eelmisest tormisest heitlusest ja nende kuulmine oli ilmselt parim, mida ta võis sellel hetkel soovida. Ütle, Issand, üks ainus sõna, siis saab minu hing terveks. Kuuleme armulavale tulles igal pühapäeval. Meil on tegelikult meile vaimule, hingele, ihule eluliselt vaja, et meil oleks see kindel alus ja tugi, millele võime toetuda, millest kinni hoida. Tegelikult kellega koos ka läbi algava nädala katsumuste ja ülesannete minna. Kõige olulisemad on siin siiski Jeesuse sõnad, see olen mina. Samade sõnadega ilmutas Jumal end Moosesele põlevast põõsast. Peetrusele mõjusid need sellise julgustusena, et ta otsustas astuda vette ja võib-olla äkki ka enda arvates pääseda enne teisi sellest olukorrast. Kuna Ruhnu näidet juba tõid, siis toon veel teise näite Ruhnus samamoodi. Kui aastaid tagasi meie kogud segakoor veel Harri Reinu eluajal oli kutsutud sinna laulma koguduse maja vundamendi pühitsemisele, siis oli samuti tormine ilm ja laev ei saanud randuda sadamasse, vaid pidi jääma reidile, oli ka selline aeg.
ja kõigil oli muidugi, kõik olid nagu viimase piiri peal ära vintsutatud ja kuidas kiiremini kaldale saada, siis oli valida 2 teed, kas minna mootorpaadiga laevast sadamasse või hüpata vette, nii-öelda vöökohani vette ja siis minna sealt jalgsi randa, sinnamaani, kus laev sai sõita seal Liiva rannas. Need, kellel kõige kiirem olid, need võtsid loomulikult paati ja sadamasse, aga mäletate, see oli muidugi veel hullem kui laevas ja inimesed olid läbi märjaks. Ikkagi need, kes läksid jalgsi randa, need jõudsid varem kohale, võib-olla Peetrusel oli ka, sest saaks juba siit minema, saaks sinna randa. Nii kui Peetrus mõne sammu astus, siin küll öeldakse, et ta kõndis vee peal, aga lõpuks juhtus see, mis juhtub ikka, kui proovid vee peal käia. Ta astus küll paadist välja Jeesuse sõna peale, kui tuul ja lained valdasid seejärel tema tähelepanu. Nii annab Peetrus kõikide aegade kristlastele eeskuju selles, kui kauaks jätkub meil enda usus, kui usaldus Jumala sõnasse ja usk Jeesuse ligiolusse kaob. Alles vette vajudes tajus ta oma lootusetut olukorda ja ei näinud muud võimalust pääsemiseks, kui haarata kinni Jeesusest. Olete vast kuulnud seda Martin Lutheri ütlemist, et iga mees palvetab siis, kui lained hakkavad paati sisse lööma. Nii saab Peetrusest see, kes hüüab lauliku kombel, põhjatuis sügavusis hüüan ma sinu poole, Issand. Olles veel lainetes Peetrust üles aitamas, küsib Jeesus, miks sa kahtlesid? Peetruse usk ei pidanud olema teatud suurusega. Usk ei ole mõõdetav sellest hetkest, kui see meid vee peal kannab, vaid pigem oli probleemiks see, et tal tekkis kahtlus. Ta kaotas usu õige eesmärgi ja sihi. Ta kaotas selle silmsideme oma Jumala. Ta vaatas lihtsalt nende olude peale, mis ta ümber valitseb ja see pani teda kõikuma. Mis on oluline? Me ei vaja suurt usku Jumalasse, vaid vajame usku suurde Jumalasse. Ja kui nad astusid paati, rauges tuul. Tundub, et kogu see tuuline öö oli nagu jüngrite ja Peetruse usu katsumus. Peetruse imeline pääsemine tuletab meile meelde sedagi, kuidas Jumal päästis veeuputusest Noa ja tema pere. Ristimise kaudu võtab Jumal meid oma koguduse kiriku laeva pardale, aga ka ristituina selles laevas olles ei ole me ise imetegijad, vaid peame iga päev usaldama end Jeesuse kätte. Alles siis, kui Jeesus ulatab meile käe, astume koos temaga kindlale pinnale, seda ka juhul, mil maailm meie ümber valmistab meile veel hirmu. Kogudus on see oaas keset kõrbese laev, mille pardal me võime ennast tunda turvaliselt. Sellel laeval on kapten, kes hoiab rooli kindlalt. Üheskoos olles vajub ka tuul ja vesi jääb vaikseks. Kui Jeesus oli eelmisel korral tormi vaigistanud, küsisid nad üksteiselt, kes ta siis selline on, et isegi tuuled ja järv kuulevad tema sõna. Nüüd nad kummardasid teda ja ütlesid, tõesti, sina oled Jumala poeg. See suurel järvel paadis olijate hulk on nagu tänase Jumala teenistusele kogunenud kogudus,
raadio ääres olevad inimesed ja arvutis seda ülekannet vaatavad lähedal ja kaugel olevad inimesed. Tema poole oleme me koos selles kirikulaevas ikka ja jälle oma pilgud tõstnud. Me täname, palume ja ülistame teda. Me tõuseme nüüd ja tunnistame koos oma usku apostliku usutunnistuse sõnadega. Mina usun Jumalasse, kõige väärisse Isasse, taeva ja maa loojasse ja Jeesusesse Kristusesse, tema ainsasse Pojasse, meie Issandasse, kes on saadud pühast vaimust, ilmale tulnud Neitsi Maarjast, kannatanud Pontius Pilatuse all, risti löödud, surnud ja maha maetud, alla läinud surmavalda, kolmandal päeval üles tõusnud surnuist, üles läinud taeva, istub Jumala oma kõige väärse Isa paremal käel. Sealt tema tuleb kohut mõistma elavate ja surnute üle. Mina usun pühasse vaimusse, üht püha kristlikku kirikut, pühade osadust, pattude andeks andmist, ihu üles tõusmist ja igavest elu. Aamen. Laulame 4. salmi 336. laulust. Eelmisel pühapäeval saadeti viimsele teele 69. eluaastal surnud Hannes Pietschen. Teda leinevad abikaasa, pojad ja tütar peredega ja 4 venda peredega. Oleme saatnud viimsele teele möödunud nädalal 96. eluaastal lahkunud Ella Kurise. Ta on maetud Kudjapää kalmistule ja teda leinab tütar Aime ja teised lähedased. Ja eile saatsime viimsele teele 83. eluaastal lahkunud Augustin Roomi, keda leinevad abikaasa, kasupoeg, õetütar perega ja kõik teised tuttavad ja sugulased. Me kummardume palveks. Kõige vääriline halastaja Jumal, sina oled oma tahte järgi oma teenijad nende ajaliku elu muredest ja võitlustest ära kutsunud. Me täname sind kõige hea eest, mida sa oled neile osutanud ja nende kaudu meile. Täname ka sinu sõna ja sakramendi eest, millega sa neid oled kutsunud ja kinnitanud. Kiigi issand tarkust ja armu kasutada õigesti aega, mis on meil siin maa peal alles jäänud. Juhata meid kahetsema oma eksimusi ja tegemata jätmisi. Aga tugevda meid oma sõna ja sakramendi läbi. Anna meile jõudu järgida sinu näidatud teed, mis viib igatsetud koduranda Jeesuse Kristuse meie issanda läbi. Aamen. Laulame mälestuslauluna laulu 340.
hingu oota, issand, sa tema peale looda, päästjaks sulle ta. ja igaüks, kes elab ja minusse usub, see ei sure igavesti. Aamen. Jätkame jumalateenistust järgmise lauluga 361, mis on palvelaul, ja võtame eest palvesse koguduse õe, kes palub oma haiguste pärast, et Jumal tervendaks ja annaks hingerahu. Palume ka abikaasa pärast, kes on eakas ja on haiguse tüsistustega haiglas, raskes olukorras, palume talle hingerahu. Ja jätkame lauluga 361.
kirkusest, tulnud meie sekka, tulnud meie paati, meie ellu. Sina vaigistad meie elu lained ja tormid ja sinu juures tunneme ennast kindlana. Issand, me kiidame sind. Kõigeväärine Jumal, meie looja ja lunastaja, sa oled teinud meist evangeeliumi tunnistajad. Lase meil sinu kutsele jääda ustavaks ja kuulutada sinu tõotusi kogu maailmale. Sinu poja Jeesuse Kristuse me Issanda läbi, Issand, kuule meid. Kanname sinu ette palves oma lähedased, need, kes on meie kõrval hädas, kes kardavad või on hirmunud, nagu oleme ka meie. Me palume siin koguduse õe pärast, et tema vaegused ja probleemid võiksid leida lahenduse. On mitmeid hädasid, mis tervist vaevavad. Issand, tervenda teda, anna talle hingerahu. Issand, tõsta üles, kinnita ka oma koguduse töötegijat, et ta võiks tulla oma tööde ja ülesannete juurde tugevamana ja tervemana, mitte ainult ihu, vaid ka hinge ja vaimu poolest. Sina tead, miks oleme vastuvõtlikud kõigele välisele, ka sellele, mis on teinekord silmana nähtamatu, kuid ometi meid mõjutab. Kui me hoiame kindlasti kinni sinust, siis ei ole ühtegi nii suurt jõudu, mis meid sinust võiks lahutada. Sellepärast palume, et me kõik hoiaksime sinust kinni. Me palume ka koos abikaasaga tema mehe eest, kes on haiglas ja võitleb oma elu eest. Issand, aastaid on juba palju ja tervis ei ole kiita. Anna aga enne kõike seda hingerahu, mida lähedased sooviksid ja mida on palutud ja mida ka abikaasa ise oma haigevoodis on palunud, kui ta on sinu armu tohtinud vastu võtta. Luba teda end kõigeks ette valmistada, mida sina oled temale valmistanud ja ka siis, kui ta peab saama kutse sinu juurde. Issand, aita meid. Issand, ole siis meie ligi, kui tuleb tund, kus keegi enam ei saa meie juures olla, kui me seisame surmalävel. Võta siis meid oma halatsuse hoolde ja kanna meid ka läbi surmaöö ülestõusmise päevale vastu. Ja oleme selle laulu ajal oma ohvrianni korjanduse kaudu
issand, me täname sind kõikide sinu andide eest, õnnista teda ohvrit, mida oleme sinu koguduse keskel toonud Jeesuse nimel. Issand, olgu teiega. Tõstke südamed Jumala poole. Tänagem Issandat, oma Jumalat. Tõesti, see on õige ja kohus ja hea, et meie sind, Issand, püha kõige vääriline Isa, igavene Jumal, igal ajal ja kõigis paigus täname Jeesuse Kristuse, oma Issanda läbi, kelle pärast sina meie peal armu peidad, meie patud meile andeks annad ja igaveste õndsust õhutab. Sellepärast lauame kõikide inglite ja taevaväärkadega sinu au nimele kiituse laulu. Tõesti oled sina püha, Issand, kogu lood ülistab sind, kõige eluandjat. Sina kogud kokku oma rahva ja sinu ülistus kõlab lakkamata. Anna meile oma püha vaimu ja pühitse need annid, leib ja vein, et need saavad meile Kristuse ihuks ja vereks. Issand Jeesus Kristus, sel ööl, mil tema ära anti, ta võttis leiva, tänas, murdis ja andis ümbritele öeldes: võtke ja sööge, see on minu ihu, mis teie eest antakse. Tehke seda minu mälestuseks. Sel samal kombel võttis tema ka karika pärast õhtusöömaaega, tänas, andis selle neile ja ütles: võtke ja jooge sellest teie kõik. See karikas on uus leping minu veres, mis teie eest valatakse pattude andeks andmiseks. Nii sagedasti, kui te sellest joote, tehke seda minu mälestuseks. See on usu saladus. Püha Isa, me meenutame selle söömaajaga sinu poja kannatuste surma, ülestõusmist ja taeva minemist ning ootame tema tagasitulekut kirkuses. Ühenda meid armastuses üheks ihuks Kristuses, et võiksime tema läbi sind teenida. Kristuse läbi, Kristusega ja Kristuses olgu sulle, Jumal, kõige vääriline Isa, püha vaimu ühtsuses, kõik au ja kirkus igavesti. Meie Isa, kes sa oled taevas, pühitsetud olgu sinu nimi, sinu riik tulgu, sinu tahtmine sündigu, nagu taevas, nõnda ka maa peal. Meie igapäevast leiba anna meile täna päev ja anna meile andeks meie võlad, nagu meiegi andeks anname oma võlglastele. Ja ära saada meid kiusatusse, vaid päästa meid ära kurjast, sest sinu päralt on riik ja vägi ja au igavesti. Aamen. Issanda rahu olgu teiega, soovigem teineteisele Jumala rahu ja head läbisaamist. Rahu.
issand, ma ei ole seda väärt, et sa tuled mu juurde, ütle vaid üks ainus sõna, siis saab minu hing terveks. Issand ütleb, tulge, sest kõik on valmis. Me astume nüüd uuel nädalasse, kus vahetub kuu, ehk nädala alguses on paar päeva jaanuar ja siis alustame veebruarikuuga. Teisipäeval, 31. jaanuaril õhtul on meil naiste ja meeste osadus kella 6 koguduse majas ja pange tähele, et neljapäeva õhtul ei ole meil piibli ja palvetundi koguduse majas, vaid on erandlikult küünlapäeva palvus siin kirikus ja eriti need on väga oodatud
veidi selline mõtlikum õhtupalvus, traditsiooniliselt on see olnud siis küünalde pühitsemise päev, aga õhtupalvusega siin me tähistame seda ja olete oodatud osa saama. Küünlad loomulikult on ka olemas ja süütame aga kuulda mälestuseks. Laupäeval on lastepäev ehk lastepühapäeva pool kell 11 ja siis oleme, nagu öeldud, juba veebruarikuus. 4. veebruar on laupäeval ja 5. veebruaril täna nädala pärast, kui Jumal lubab, siis koguneme taas jumalateenistusele. Järgmisel pühapäeval tahame juba teile välja pakkuda koguduse nõukogu kandidaatide nimekirja. Seega sellel nädalal palume veel kandidaatide nõusolekut selleks. Järgmine pühapäev on siis nende nimede avaldamise aeg ja 2 nädala pärast alates 19. veebruarist kuni 26. veebruarini toimub siis koguduse täiskogu koosolek pühapäevast pühapäevani. Meil me saame teha oma valiku nende esitatud kandidaatide vahel ja igal hääleõiguslikul koguduse liikmel on siis 5 häält. Meil on 15 nõukogu liikme kohta. Praegune nõukogu on veel ametis sama suurem. Ja palume siis vaadata üle, et kas see hääleõigus meil on olemas, 2 kriteeriumi on see armulaual käimine, kas jooksval või möödunud aastal, vähemalt kord aastas peaks olema see ka nii-öelda kirja pandud. Meil siin kirikus saab see taga kirja panna või annate teada koguduse kantseleisse, kui ka ei ole siin kirikus käinud, vaid kuskil mujal kirikus ja teate konkreetset aega, siis paneme selle ka kirja teie oma nimekaardi või isikukaardi peale, mis on meil kantseleid olemas. Ja võib ka kasutada neid liikmekaarte, mida veel mõnedel liikmetel käes on, et seda märget sinna teha. Ja siis on see nimeline liikmeannetus, kas jooksva või möödunud aasta eest. Et võib käia ka veel armulaual ja seda annetust teha ka nendel täiskogu koosoleku pühapäevadel, aga siis 2 pühapäeva vahel, 19-26 veebruar on ka koguduse kantseleis võimalik hääletada. Ja kui ei saa kodust välja, siis võib ka selle hääletusnimekirja kasti tellida koju, et palume siis anda ka kas kogudusõpetajatele või kantseleisse teada ja tuleme teile külla, et saaksite hääletada. Ja siis saame ka meie järgmiseks 4 aastaks koguduses uue nõukogu. Õnnitleme meie sünnipäevalapsi, kellel on olnud sünnipäev eelmisel nädalal, nimelt täna on sünnipäev, täpsemalt just nimelt täna, Piia Veersalul saab 50. Vanuse järjekorras 81. eluaasta on täitunud Helje Niitmetsal, 85. Silvi Terese Lätil, 90. juubel on olnud Laene Pesnašukil ja 93. sünnipäev Vanda Jõelaidil. Palju Jumala õnnistust. Need on teated täna, kutsume teid siis osa saama neljapäevõhtusest küünlapäeva palvusest. Mingem rahuga, teenigem issandat rõõmuga.